Tere! Räägime nüüd jagatise ruutjuurest. Ehk samamoodi nagu korrutamise korral, siis ka jagamise korral sa võid ruutjuurt ja seda jagamist omavahel vahetada, otsustada, kuidapidi on sul kasulikum. Kas ma võtan kõigepealt jagan A B-ga ja võtan ruutjuure siis või ma võtan A-st ruutjuure ära, võtan B-st ruutjuure ära ja siis alles tulemused jagan. Vaatame jälle näiteid. Ruutjuur 25 121. Nii, 25-st on täpselt võimalik leida ruutjuurt ja 121-st on võimalik leida ruutjuurt. Ehk võtan ära 5 ja 11 ehk vastus on 5/11. Või näiteks, kui mul on 16 jagatud 0,01-ga ja siis on vaja ruutjuurt võtta. Kui ma võtan 16 ruutjuure, siis see on 4. Kui ma võtan 0,01 ruutjuure, siis komakohtade arv läheb ju poole väiksemaks eks ruutjuure võttes. Ehk see on 0,1. Nüüd tavaliselt me sellist murdu ei jäta, et 4 ja 0,1. Ehk ma pean sellest komakohast lahti saama. Selleks liigutan mõlemas arvus ühe komakoha paremale. Saan 40/1 ehk see on lihtsalt 40. Nii. Ja kui mul on selline, et ruutjuur 162 jagatud ruutjuur 50-ga, jälle, need ei ole täpsed mingisugust arvude ruudud. Järelikult mul on kasulikum võtta nad ühise ruutjuure alla ja siis tabada ära, ahaa, mõlemad on paarisarvud ehk jaguvad 2-ga, jagame mõlemad 2-ga läbi. 162 jagatud 2-ga on 81, 50 jagatud 2-ga on 25. Ehk mul jääb ruutjuur 81 25-ndikust. Jälle, nüüd ma saan võtta täpselt ruutjuurt ja saan 9/5, kui ma võtan 81 ja 25 eraldi ruutjuured ära. Liigmurdu me ka vastuseks tavaliselt ei jäta, ehk 9 sisse läheb 5 üks kord. Ja järgi jääb 4/5. 1/4/5 on vastus. Head harjutamist sulle!